Tere hommikust, tere tulemast uude vlogi. Meie oleme endiselt Rikeires ja nüüd täna siis hakkame siit liikuma ka. Eile midagi ei vloginud, käisime kohvikus, chillisime niisama, jalutasime ühte randa veel, et need ilmad ei ole olnud absoluutselt head. Et tõesti, korra päevas tuleb päike välja, siis on jälle tuleb uus vihmapilv paistab juba kuskilt, et hästi tuuline, me kõigume kogu aeg. Õnneks öösiti on tuul nagu tagasi tõmmanud niimoodi, et me saame ikkagi magada enam-vähem. Aga ei ole mitte midagi head või mitte midagi sellist, mis märtsis peaks olema kuskil lõunamaal. Et ühesõnaga plaan tänaseks on selline, et kuna jälle ilm on väga kehva, siis me sõidame Obidos on järgmine linn, kuhu me plaanime minna. Täna teeme sellise sõidupäeva, lähmegi sinna mingi tunnike sõidame umbes sinna kuhugi lähedale linnakesse, kus on mingi tasuta kämperiparkla. Teeme suht tubase päeva ilmselt ja siis homme on juba rohkem täisavastamist, et me plaanime nüüd liikuda Nazareesse, olla seal ka paar päeva ja võib-olla isegi võtta üks kena surfitunnike. Ühesõnaga vaatame kõike jälle jooksvalt ja näeme juba siis, kui me midagi põnevat päriselt teeme. Ja me oleme ennast ära parkinud. Nagu näete, siis ilm on selline nagu ta on, nii et siia me ka ilmselt jääme täna. Tere hommikust! Täna me vaatame üle sellise koha nagu Obidos ja õhtuks püüame jõuda Nazareesse. Ja tee peal on ka veel üks siuke rand või midagi, kus me lähme. Täpsemalt ei tea, aga vaatame, proovime äkki mingit drooniklippega teha, sest lõpuks on päike väljas ja lõpuks on mitte soe ilm, aga tuule väiksem ilm, nii et võtame päeva nautimiseks ja avastamiseks. Proovime. Lähme tripime. Lähme tripime. Me oleme nüüd Nazarees ja ilmselt jääme mõneks päevaks siia. Plaan oli minna surfama, võtta mingi surfitund kuskilt, aga kuna Portugali ilmad on sellised, nagu nad siin olnud on, külmad, vihmased, tuulised, rõvedad, siis Maarja on natuke haigeks jäänud ja ootame, et äkki läheb tal tervis paremaks ja siis saaks minna surfama.
hei vlog, meil on täna siuksed põnevad toimetused plaanis, et me lähme oma elu esimesse surfitundi. Kohe nüüd kell 1 hakkab, nii et... Meil on instruktoriga võetud grupitund, lähme vaatame, mitu korda ümber kukume, vast päris ära ei uppu, võib-olla uppume, hoiame kursis ja jah, lähme vaatame, kuidas meil läheb. Mul on närvis, aga jah, okei, vaatame. Üllatus, üllatus, me oleme elus, jõudsime tagasi, käisime pesus. Käisime ujula mingi riietusruumi kuskil ühesõnaga pesemas lihtsalt 2 euro eest. Mõnus kuum dušš oli vahelduseks. Ja täitsa okei oli. Aga surfamine oli väga äge kogemus. Nii palju kui seda, mis me tegime surfamiseks nimetada saab. Lained olid lihtsalt nii ekstreemsed, et jah, see... Lained olid võib-olla veits suuremad, kui nad oleks võinud olla esimese korra kohta. Aga nina, suu, kõrvad, kõik see me ilusti soolavett täis esimeste kordadega. See ja. Ühesõnaga, me kindlasti soovitame seda Surf for You, oli see, mille kaudu me siis käisime, et me kindlasti seda kohta soovitame. See instruktor oli väga sõbralik, kõik üldse nagu see kogu seltskond oli väga äge, aga noh, ta lihtsalt võitis füüsiliselt nii läbi, et see lainetega maadlemine seal see ei ole nagu üldse lihtne, et kui sa nagu... Suure lauaga ka eriti. Ja et kui sa nagu kaldal proovid ja need sammud ja kõik nagu need ei ole mitte midagi rasket, aga siis kui sa sinna vette ikkagi saad, me käisime ilma lauata ka alguses, siis need lained on lihtsalt niimoodi üle pea ja kõik kohad on seda vett täis ja see on nagu lihtsalt nii hirmuäratav, et esimese korra kohta veits too much lihtsalt, aga muidu üli-äge kogemus, et kindlasti selles suhtes soovitame, lihtsalt võib-olla rohkem siis, kui on nii-öelda need suvelained siis saabunud, nagu ta ise ütles, et praegu on veel talvelained miski pärast, et muidu tavaliselt aprillis peaks olema ikkagi juba suvelained, ehk siis need nagu madalamad, väiksemad. Natuke nõrgemad lained, jah. Ja noh, ütleme nii, et homme me ilmselt oleme sinised ka, sest et see laua käest saime peksa päris kõvasti. Kui mitte enda laua käest, siis teiste laudade käest, nii et nagu... Ma sain näiteks kellegi jalaga pähe. Jah, väga huvitav oli igatahes, aga nüüd sõidame edasi. Sõidame tunni kaugusele kuhugi randa, tasuta kämperialale, loodetavasti on seal mingi koht ja siis juba vaatame edasi, mis me teeme või kas me täna midagi enam teeme, et homme on plaan juba edasi avastada ja liikuda. Näeme varsti. Tere hommikust! Meie lähme täna Coimbrasse. Peaks olema mingi väike siuke tudengilinn. Ma ei tea, kui väike, aga selles suhtes mingi linn, mis on natuke vähem turistikas kui need põhilinnad. Nii et jah. Ja siis ööseks lähme uuesti ookeani äärde natuke rohkem. Täpselt veel ei tea. Vaatame mingi ööbimiskoha. Aga meil on natuke juba plaan paigas nende viimaste Portugali päevad osas ka.
õhtuseks valisime siis sellise ööbimiskoha, hästi sihuke armas linnake, et siin on sellised uinuvad majad ja ookean on ka kohe siinsamas ja linna lähme õhtul ilmselt jalutame siis ka. Väga nunnu koht. Oleme jõudnud sellisesse linna nagu Aveiro ja lihtsalt valisime sellepärast, et on koht kus ööbida, aga tegelikult on päris suur linn ja lähme ja vaatamegi, kuhu me sattunud oleme. Tere laupäeva pärastlõunat, meie oleme praegu veel ikka Aveiros, väga äge koht on kindlasti selles suhtes isegi soovitaks, et me ei osanud jälle midagi arvata, sest nagu polnud kuulnud ega midagi, aga täitsa juhuslikult nagu ikka kämperi parkla oli sobiv meile seal ja siis läksime eile ka linna avastama ja väga-väga tore oli. Eks sellele lisas juurde ka see, et oli ligi 30 kraadi sooja ja mega mõnus ilm, et tõesti väga tore oli. Ja hommikul siis ärkasime selle peale, et auto oli jälle mingi hullu pasakihi all, liivakihi all täpsemalt. Kõik autod on jälle täiesti kohutavas seisukorras, pesula järjekorrad on pikad, et mingi liivatolm on jälle öösel üle käinud ja ma ei tea, see ka liima on vist siin selline suht tavaline ilmastikunähtus, et praegu on vist isegi hullem kui eelmine kord oli, et ma ei tea, täiesti selline veider asi. Ja nüüd me oleme terve hommik toimetanud, täitsime veepaagid, tühjendasime veepaagid ära seal kämperi alal, läksime Mercadonasse toidupoodi, käisime korra, vaatasime ühte kaubanduskeskusesse mingeid riideid ja siis nüüd oleme Leroy Merlinis, võtame gaasi ja siis edasi liigume põhimõtteliselt Porto külje alla ühte kämperi parklasse, seal peame veel siis ka pesu minema pesema ja loodame, et üldse saame sinna mingi koha kuhugi normaalsesse kohta, sest et suht keeruline on seal Porto ümbruses jälle mingi ööbimiskohti leida, et suht selline, noh, nagu ikka suur linna teema. Nii et loodame, et meil läheb hästi ja et homme saame minna siis kenasti Portot avastama ja siis on meil jäänud Portugalis paar päeva veel. Teisipäevani oleme, täna on laupäev, nii et jah, mitte just eriti palju, aga siiski midagi veel jõuame teha. Me oleme jõudnud omadega Portosse, lähme vaatame üle, mis linnal pakkuda on. Lähme vaatame.
me oleme jõudnud nüüd omadega Pragasse ja hetkel oleme Pomiesus de Monte kiriku juurde matkanud. Natuke on veel minna. Alustasime oma reisi kuskilt sealt alt jalgsi ja proovime oma matka lõpuni teha. Alles eile käisime me mõnusalt lühikese käisega Portos ringi. Ülisoe oli, mõnus, ilus ilm ja täna öösel lubab 3 kraadi, vihma sajab, rõvedalt külm on, aga sellegipoolest lähme vaatame korraks Praga vanalinna üle ja siis lähme bussi ja proovime leida mõne natuke soojema koha. Me täna siis sellises linnas, kus Hispaania on see seal. Siis homme lähme üle silla ja oleme Põhja-Hispaanias. Meil sai täna Portugalis oldud täpselt 6 aega. 4 nädalat, ehk siis kuupäevaliselt ei ole veel täpselt 6 aega, aga jah. Täpselt 4 nädalat oleme olnud ja nüüd ongi aeg siis Portugalist ära minna. Lähme tagasi Hispaaniasse, edasi Hispaaniasse. Põhja-Hispaaniasse. Põhja-Hispaaniasse ja nüüd olemegi piiri ääres ja lähme siis kohe üle piiri. Kuidas sulle muidu Portugal kokkuvõttes meeldis? Teed on täiesti kohutavad. Aga seda ilmselt sellepärast, et me ei raatsi muidugi kiirteedel maksta. Jah, me oleme tulnud ainult, me oleme maksnud 1 korra teemaksu ja see oli Lissaboni silla ületus 5 eurot. Sest et kõik teemaksud on topelt meie kaubikule, ehk siis kui muidu võtad sõiduautole, et on enam-vähem okei summas, siis meil on ikka mingi korda 2 enam. Jah, päris jõhkralt maksaks juurde, et siis me oleme olnud koondrid siin riigis. Aga looduse poolest iseenesest ja linnad ja kõik on mega. On tõesti üliilus, tuleks hea meelega tagasi. Jah, tõesti, tegelikult hinnatase on ka suht sama nagu Hispaanias, et suht siuke heaolu ühiskond. Keelest ei saa nii palju aru, Hispaanias nagu midagi ma juba nagu nipin-napin nagu saame, aga see portugali keel on hoopis teine. Kirjapildist saad aru, aga rääkimisest mitte midagi, nii et aga igatahes jah, me tuleks hea meelega tagasi, jäime väga rahule, see peaaegu 6 aega möödus äärmiselt kiiresti või et me saime küll nii-öelda puhata, saime avastada, saime kõike teha, et võtsime väga mõõduka tempoga. Nii et väga tore oli ja näeme juba siis Põhja-Hispaanias. Tšau! Paka!